mul läheb silme eest mustaks, ma nii palju kuulnud sellist asja. Mul läheb silme eest mustaks, kui keegi ikka midagi mul ütles, ma panen kohe ära, vaata. Mine trenni, vaata, tee natukene aega, siis sa saad kohe, muudad mõtlemist. Ja see on nagu sulle endale kasulik ja see on tervele ühiskonnale tegelikult kasulik. Ja. Sellepärast on see ülikõva asi nagu võitlussport. Ja kindlasti ka mingis mõttes ikkagi vana hea, et nagu enese kaitse, et ütleme, sina kaklust ei otsi, aga ütleme, kui tänaval tuleb ikkagi mingisugune, tuleb veel suurem, veel kurjem mingi mees sinust, kes tõesti lihtsalt tahab sinuga kakelda, siis sa lihtsalt oskad ikkagi ka ennast kaitsta. Ma arvan, et ei ole sellist. Ma arvan ka, aga mine tead, nagu sa ütsid, vaata, inimesed on hullud. Inimesed on hullud, kes esimese asjana, kellel on mis iganes nugataskus näiteks on ju, või kellel on tukk on ju, siis kui ma kujutan ette, et ma selliste inimeste jaoks kujutan nagu eluohtu, kui läheb meil teemaks, siis ma pean olema arvestanud sellega ka. Ja sellepärast ei ole ka mõtet lasta asjadel teemaks minna nii-öelda. Jah. Aga mis sa soovitakski inimesel, kel läheb silme eest mustaks, soovitaks lihtsalt otsida mingi kickboksi trenni? Kindlasti, jah. Proovida. Aga mis sinu jaoks on, sa ütlesid, et sa näiteks alustasid boksitrennist, et mis sinu jaoks selline võib-olla, ma ei tea, näiteks siis alustaja jaoks, mis kõige parem on? Kas on boks või ikkagi tuua jalad mängu või on hoopis mingi siis MMA või mis nendest nagu alade nagu vahe on sinu jaoks? Ma arvan, et see on selline individuaalne, et võib-olla mõni ei tahagi üldsegi lüüa kedagi, aga tahab lihtsalt väänata. Ei tea, mõni on siuke maadleja tüüpi. Ei taha kellelegi nii-öelda nagu haiget teha, vaid lihtsalt tahab kahjutuks teha kedagi. Aga eks see on individuaalne, aga mis iganes võitlussport, ma arvan, et alustame maadlusest ja lõpetame boksiga, mis sinna kõik vahel jääb, siis just see nagu pagas, teadmiste pagas, mis sa saad nagu õpid rohkem tunnetama nagu ühiskonda. Ja sa ei löö tänaval enam kedagi. See on kõige huvitavam tegelikult. Et sa ei lähe nagu, sul ei ole või tõestada ennast enam teistele. Et kui sa oled nagu, teed seal oma asjad ära, siis nii ongi. Mingis mõttes sa saad vist ikka selle mingisuguse vägivalla pisiku nagu välja elada seal kuidagi, et sul ei ole vaja nagu, nagu sa ütlesid, tõestada, et siis see on mingi tavaline mingi teema seal baaris, et kui kõik ennast täis joovad, siis on vaja nagu tõestada. Just. Aga ja see on ikka täitsa selline neandertallik nagu mõtlemine küll, et nüüd ma löön ta nokki, et siis on kõik hästi, siis saame edasi juua. See on õudne. Ja sellist asja eksisteerib veel. Tihti peale juhtub ka muidugi see, mida ma olen ise kogenud, et ütleme, et läheb hästi, keegi nagu päris nokki, midagi tõsist juhtu on ja natuke annata molli üksteisele, aga pärast on, kuidagi ongi see väljaelamismoment on nagu läbi ja siis te olete maailma suurimad sõbrad, et nagu nüüd on hästi, et nüüd me saime nagu selle asja eest ära. Et see on ka veider, mida kõrvalt olen ka näinud, et kaklevad alguses ja pärast kallistavad. Ma ise alkoholi ei tarbi, et eks see tundub tuttav ole, et see on kindlasti on alkohol ka sellisel juhul mängus. Et mina alkoholi ei tarbi, et kindlasti 10 aastat juba ei tarbi alkoholi ja mulle ei sobi lihtsalt. Sest et see muudab nii tugevalt mõtlemist. Sest mul kõik need põhimõtted, mis mul praegu on, nagu ta moondab neid põhimõtteid selleks hetkeks, kui ma olen alkoholi joobes, vahet ei ole palju. Ja need on ka iga kord, kui sa jood, ma arvan, need ka siis nii-öelda muutuvad iga kord, et sa oled nagu, ma ei usalda ise ennast, kui ma joon, sellepärast ma ei tarbi alkoholi näiteks. Eesti Esu